No nii, vaatame siis, kuidas meil sellega läheb täna. Tervist. Jäin natukene hiljaks. Siin on väiksed tehnilised viperused olnud mul. Tere, Viivika. Nii tore. Huvita, kus sa saadad selle mulle, miks ma seda siin... Tere, Ülle. Võite täitsa alla kirjutada tervitused ja siis kus te vaatate täna. Nii. Täna on mingi huvitav asi selle tehnilise osaga. Tundub, et mingid sabotöörid on küljes. Miks ta teeb niimoodi? Vaatame. Nii, nüüd ma usun, et äkki töötab, toimib. Ühesõnaga, neljapäev 14.30 on juba läbi, aga siin me oleme. Ja tänaseks teemaks on siis need emotsioonid, mida me tunda ei taha ja mille eest me igal juhul tahaksime jalga lasta, vältida ja mille ümber meil on kõige rohkem lugusid. Ehk siis sellised kõige ebamugavamad kohad meie sees. Ja ma mainisin uudiskirjas, kes on uudiskirjalistis, mainisin ka, et üks niisugused keerulisemaid emotsioone minu jaoks on olnud armukadedus või kadedus üldse. Mitte, ma ei tea, kes on armukadedus. Ikka pigem kadedus, et ma ei ole seda niimoodi suhtes, paari suhtes seda nagu sellist asja väga niimoodi nagu mingisuguse harjumusliku asjana kogenud, aga ma olen seda kogenud sellist kadeduse tunnet teiste inimeste suhtes, kellel justkui läheb paremini kui minul. Ja ma tahangi, et sa ka kirjutaksid siia alla, mis on see sinu see tunne. Ma räägin ka häbist täna ja kui ebameeldiv see tunne veel on. Et kui sellesse satume, et me ei saa ju tegelikult kunagi nagu 100% kindlad olla, et me ei satu sellisesse olukorda, kus me ei võiks seda kogeda. Ja sest me teeme kõik nii-öelda apsakaid ja siis kui need apsakad tunduvad sellised ikkagi väga mööda ja väga siis, kui kõik veel teavad ka, et sa seda tegid, siis see häbikoht on nagu võib olla üsna võimas ja põletav ja selline minul endal on olnud üks häbikogemus selline, kus ma tõesti tundsin, et ma olen täiesti nagu tõeliselt põrmustunud et mu maine on rikutud ja seda ei ole võimalik taastada ja ma ei julge enam mitte kunagi kuhugile avalikku kohta minna, enda inimestega kokku puutuda ja see oli seotud sellise situatsiooni, kus ma läksin oma emotsiooni pealt nagu oli nagu aeg, kus ma olin hästi tugevalt selline õige ja vale. Siin on olemas õige ja vale viis. Ja väga nagu ajasin seda teemat, et mina muidugi ajasin õiget teemat loomulikult ja siis olid teatud inimesed, kes siis võib-olla tegid mingisugust enda moodi asju ja mis mulle siis tundus, et on kuidagi mitte õige, mitte eetiline ja see kuidagi nagu minu sees kulmineerus niimoodi, et ühel hetkel ma tõin selle avalikuks, et see inimene teeb sellist asja ja täiesti emotsiooni pealt jagasin ühele grupile inimestele seda ja loomulikult ma tegin väga haiget sellele inimesele sellega, sest ma ei rääkinud temaga sellest, vaid ma rääkisin seda mingisuguse grupiga, kes on meie mõlemiga seotud oli ja selle emotsiooni pealt siis kuidagi nagu selles eneseõigsuses ei mõelnud ja tegutsesin ja siis sellest lahvatas terve
nagu lumepall, on ju, mis seal kõik oli. Ja ma tean, see tunne mu sees oli lõpuks see, et mul oli nii häbi. Mul oli nii häbi, et ma olin käitunud tegelikult ise ebaeetiliselt ja lahendanud seda olukorda siis kuidagi selliselt, mis ei olnud üldse justkui minulik. Ja ometigi, noh, ilmselgelt ikka oli, on ju. Ja siis, kuidas ma selles häbitundes lihtsalt nagu põlesin ja mul oli tõesti niisugune tunne, et ma nagu sureksin ära. See oligi nagu võrdus peaaegu surmaga, see tunne. Lõpuks ma sain aru ikkagi sellest, kui ma sellest läbi läksin, on ju, et noh, elu läheb edasi, on ju. Et mis seal ikka, on ju, et sa saad tunnistada oma viga ja inimesed unustavad ja saab ära nagu asjad selgeks räägitud aga noh, mingid teod, neil on ju alati nagu sellised tagajärjed, on ju. Ja minu jaoks, miks ma seda jagan, miks see minu jaoks oli selline hästi nagu äratav kogemus, tegelikult see oli väga-väga äratav kogemus minu jaoks. Et ma astusin mingisse ämbrisse ja avastasin endast mingit aspekti, mille olemasolust ma isegi ei olnud teadlik. Ja kui ma õigesti mäletan, siis see oligi nagu enam-vähem mingil sellel periood, ma olin juba siis tegelesin rännakuga, noh, olin nagu rännakukoolitustel käinud ja niimoodi ja olin nagu niimoodi just seal algusaastatel ja olin nagu selles protsessis, et iseennast nagu oma varju poolt nagu tundma õppida, aga noh, ma ei kunagi ei teadvustanud seda, olles olnud selline hästi malbe ja hästi selline pigem sihuke tagasihoidlik ja vaikne tüüp, et minus võiks olla sees nagu siis mingi paras nõid, on ju, põhimõtteliselt, kes on siis keerab kellelegi nagu paneb õigluse maksma ja üldse mitte mõeldes nagu selle peale, et kuidas teisi inimesi tundma paneb. Ja selle osaga endast tuttavaks saada oli äärmiselt ebameeldiv tunne, äärmiselt raske vastu võtta ja oli selline, no ütleme niimoodi, et minu üks suurimaid hirmusid on olnud see, mida teised minust arvavad, on ju. Miks ma niisugune tagasihoidlik olin hästi ja niisugune vaiksem, siis see oligi tingitus sellest, et noh, et keegi minust midagi halba ei arvaks minust midagi halba, on ju. Mitte, et ma oleksin teadlikult seda mõtelnud, aga ma alateadlikult elasin oma elu niimoodi, et jätta endast sellist tore, sõbralik, armas Irene muljet, on ju. Ja siis need olid need kohad siis, kus paljastus, et ma ei olegi tegelikult see armas ja tore ja et minus on nagu tegelikult ka midagi muud, on ju. Aga ma tahakski kuulda ka korra teie enda käest, et ma rääkisin, ma jõuan selle kadeduse juurde ka. Et mul on isegi ausalt, ma pean ütlema, et kui ma seda jagan siin praegu, siis mul on isegi natuke ebamugav seda jagada. Siis, et ma saan aru, et mingid kohad minus on, noh, ja võib-olla see on ka inimlik, et mingil tasandil see häbitunne, et see on nagu, kui ma räägin egotüüpidest näiteks, on ju, siis see ei ole minu nagu sellises psühholoogilises ülesehituses, ei ole tegelikult häbi kõige suurem teema. Aga häbi on tõesti selline universaalne tunne, on teatud tüübid, kelle sees on siis selles psühholoogilises make-upis on nii-öelda või selles ülesehituses on see sees, siis et see nendel nagu baasiliselt ongi häbi teema see, millega nad läbi elu tegelevad, mis panevad neid panema seda maski ette, seda isiksust, samastuma selle persoonaga ja püüdma siis millegi poole. Ja minul ei ole see küll baasiline teema, aga ta on ikkagi selline asi, mis puudutab meid kõiki ja on seotud hästi tugevalt sellise hävingutundega või siis tõesti nagu selle surmahirmuga, on ju. Et sa põled tuleriidal põhimõtteliselt. Mis on sinu emotsioonina, sa ei pea mulle rääkima oma lugu, on ju, aga mis on sinu selline emotsioon? Ma tahan, et sa jagaksid sinna chatti, mõtle korraks selle peale,
mis on olnud selline, kus sa tunned, et sa tahaksid täielikult selle enda elust välja kustutada. Et see on olnud niivõrd ebamugav tunne, et sinna sa ei lähe. Kuna need laivid on juba sellised vaikselt kujunema hakanud, et ma ei tee niisama üksi ei jutusta, siis ja tahan, et te natuke kaasa mõtleksite, kaasa nagu vaatleksite enda sees, siis oleks väga hea kuulda sellest, et kuidas, mis on see sinu valupunkt, sinu keelatud ala nii-öelda, emotsioon, mille tundmist, võib-olla mille tunnistamist, kui sul siin isegi raske on. Aga kui sa julgeksid, ma ise räägin edasi, vaata, kas sa kogud julgust või tuleb sul see konkreetselt see üles teema, et pane see märksõnana sinna kirja. Ja see on nii huvitav koht, tegelikult ma just mõtlesin selle protsessi peale, kuidas ma siia laivi täna tulin, et miski minus ei tahtnud nagu üldse sellel teemal jagada, sest et see tundus nii, see on nagu selline mingi aspekt endast, mis ei ole võib-olla kõige ilusam, on ju. Ja kui ma räägin sellest häbist, siis üks koht veel, mida ma jagada tahaksin, on, meil on palju selliseid häid tüdrukuid meie seas, tublid, armsad, head naised, meid kasvatatakse sellise vaibis. Võib-olla meestel puhul on ka mingil määral seda, aga eriti on seda naistel. Ja häbi on nagu selline pitser, mis tegelikult, olles ise naine, olles seda protsessi endas läbi teinud, mis siis hoiab meid tegelikult elus tagasi, mis on hästi tugevalt meie enda väega seotud, ehk siis sellega, kus meie vägi on nii-öelda lukus või takistunud, on häbitunne. Ja kui me hakkame liikuma selles suunas, et võtta vastu siis see enda vägi ja mida ma enda väe all silmas pean, siis seda nagu potentsiaali, mida me teame, et mis meis on, aga me ei julge seda enda elus väljendada. Ja see, kusjuures väga ilusti joonistab välja ka kadeduse tunde. Sest et see potentsiaal, kui me ei tea, mis meie potentsiaal on, kui sa ütled, et okei, ma tegelikult päris täpselt ei tea, mis see siis see minu anne või kingitus siin maailmas on, siis sa saad alati vaadata, mis on sinu nagu iha või mida sa nagu igatsed või mille poole sa nagu tahaksid nagu liikuda enda elus. Et need on midagi ilmselt, mida sa koged siis, et võib-olla sul ei ole. Ja need on alati need kohad, mis näitavad seda, et seal ongi sinu nagu see anne ka peidus. Me ei ihalda mitte kunagi või me ei püüdle mitte kunagi selle poole, mis ei ole meie nii-öelda kaasa sündinud see potentsiaal või see vägi, siis ma nimetan seda väeks, on ju, mis meile on antud kaasa nii-öelda, mis saaks siin elus avalduda, on ju. Võib-olla, kui me oleksime ideaalses keskkonnas kasvatatud inimeste poolt, kes ise on enda väes, siis me ei peaks seda enda elus otsima hakkama, vaid me nii-öelda õitseksime sellest algusest peale juba selles, on ju. Aga üldjuhul ikkagi on nii, on ju, et me kuidagi kaan läheb peale ja me hakkame seda otsima, sest siin on mingisugune igatsus millegi poole. Ja tegelikult see igatsus millegi poole on tegelikult seotudki otseselt siis selle minu jumaliku potentsiaaliga, selle kingitusega, kes ma olen siin maailmas, mida ma võib-olla hetkel ei koge, ei tunne, aga kusagil ma tean, et see olen mina ja võib-olla minu peas see lugu, mida ma räägin, ütleb mulle, et ma ei ole seda, aga see, et kui ma nagu selle poole unistan, püüdlen, nii-öelda püüan saavutada seda või siis ma ei püüa seda saavutada, aga igatsen seda, ihaldan seda, siis see on midagi, mis meie sees on tegelikult olemas, aga ta on lihtsalt lukus. Ta on kuskil alla mattunud, on ju. Ja seal tulebki ka mängu siis kadeduse osa, et me ei ole mitte kunagi kadedad
selle peale, mida me ise ju ei ihalda, me oleme kadedad selle peale, mida me ise igatseme või ihaldame enda ellu, on ju. Ja kui me oleme kellegi suhtes kadedad või see kadedus meis üles tõuseb, siis me lihtsalt näeme seal midagi, mis kusagil me teame, et olen ka mina. Isegi kui egokihid ütlevad, et mina ei ole väärt, ma ei oska, ma ei ole nii võimekas ja nii edasi, on ju. Siis tegelikult on hästi suur kingitus see, kui meie elus või teele satuvad inimesed, kes tekitavad meis kadeduse tunnet. Jube ebameeldiv tunne. Ja see on hästi hea koht, kus olla väga uudishimulik. Mul oli siin paar aastat tagasi oli päris korralik protsess ja ma ei saaks öelda, et mul aeg-ajalt, kui ma olen nõrgas kohas, kui ma olen väsinud või et kui ma olen mingisuguses nõrgas kohas, siis mul tekib ka see nagu võrdlemise koht, kus ma tunnen, et ma ei saa ikkagi piisavalt hästi kõigega hakkama ja siis ma näen neid inimesi, kes siis saavad väga hästi hakkama ja ma olen alati mind on alati lummanud sellised väga ennast teostavad sellised suurelt tegevad inimesed, sest ilmselt on minus endas ka, mitte ilmselt, vaid minus endas on ka nagu see soov siis endale väljakutseid esitada ja kasvada suuremaks ja teha asju suuremalt ja nagu avastada siis neid enda piire ja neid laiendada, on ju. Ja väga kaua aega olen olnud ma sellises kohas, kus ma endas hästi palju kahtlen. Oi, kui kaua aega ma olen olnud selles kohas, kus ma endas kahtlen. Isegi mingitel hetkedel oli selline koht, kus kui ma mäletan, kui ma hakkasin seda, sotsiaalmeedia ei ole üldse nagu minu mingi kõige tugevam külg, on ju. Ja tänaseks ma olen jõudnud nagu sellesse kohta, et ma saan aru, et mul on vaja kedagi, kellele meeldib sotsiaalmeediat teha. Et kui sa tead kedagi, kellele meeldib sotsiaalmeediat teha ja tahaks minuga koostööd teha, siis anna mulle märku. Ja ma olengi keskendunud rohkem uudiskirjadele ja kuidagi seal on see, ma tunnen, et minu energia voolab ja ma naudin selle tegemist ja ma võin ka laive teha niimoodi, on ju, et see mulle meeldib. Aga teha nagu selliseid postitusi igapäevaselt, et ma mingil hetkel hakkasin seda tegema, miks ma sellest räägin, on see, et okei, ma saan aru, et ma pean oma sõnumit nii-öelda edastama, kui ma siin rännakuseminari korraldamisega hakkasin tegelema, panin ennast sellesse olukorda, kuigi ma tundsin, et ma ei oska seda teha, siis minus oli see ambitsioon teha midagi, milles ma ületan iseennast. Ja ma olen alati imetlenud selliseid inimesi, nagu ma ütlesin, ja tundnud ka kadedust selles osas, kes nagu kuidagi teevad ja siis neil läheb nii hästi ja neil õnnestub see. Ja kaua aega ja mina tegelikult isegi, kui ma tegin, siis ma võitlesin pidevalt selle sisemise ebapiisavustundega ja väärtusetuse tundega. Ehk siis kusagil mu sees kerkis ikka aeg-ajalt ülesse see tunne, et ma ei ole piisav, et ma ei saa ikkagi nii hästi hakkama ja ma ei oska ja mul ei ole ikkagi nii head tulemused, kui ma arvan, et peaksid olema, mis iganes, on ju. Ja siis olid mingid inimesed, kes mulle jäid silma, kes tundus, et teevad seda kõike nagu nii kergelt või kuidagi nii, et nad on nagu nii, teevad seda nii hästi, et ma imetlesin tegelikult seda, ühest küljest ma imetlesin seda, kuidas nad teevad neid asju või kuidas nad elavad oma elu ja teisest küljest olin kade. Ehk kui ma olin heas kohas iseendaga, siis ma olin selles kohas, kus ma vaatasin neid ja ma imetlesin neid. Ja nii kohe, kui minu ebakindlus kuidagi üles tuli, siis ma tundsin seda kadeduse tunnet. Ja kuidas ma selle kadeduse tunde olen, ma ei tea, kas ma olen seda 100% endas ära tervendanud, ma ei tea, ma ei julgeks seda väita. Aga ma olen väga suure töö sellega enda sees ära teinud. Sellega, et kui ma mäletan, et see üks inimene, kes siis mu nagu mega kadeduse tunnet üles ära käivitas mu sees,
ja tekitas siis selle tunde, et ma hakkasin jaurama ja noh, mitte jaurama nagu selle üle, kuidas ma ei ole siis piisav, et ma ikkagi nagu noh, et mul ei ole nagu selliseid kvaliteete nagu sellel inimesel, mul ei ole selliseid kvaliteete, no see on ka, mis tasand see on, see on ego tasand, ja mida ma siis ühel hetkel nagu kuidagi tabasin selle momendi ära, et oota, aga see on see koht, kus muutuda hästi uudishimulikuks. Ja mida ma tegema hakkasin, oli see, et ma tekitasin endale meelega sellise olukorra. No selles mõttes meelega, et ma saaksin selle kadedustundega sügavuti minna. Ehk kui meil loomulik tendents on see, et kui me kellegi suhtes oleme kadedad, siis me tahame selle enda elust välja lükata. Me ei taha seda kadedustunnet tunda, me ei taha tunda enda väärtusetust, ebapiisavust, sest kadedus on nagu selles kohas tekib, et tal on midagi, mida mul ei ole, mida mina tahan. Ja ma ei taha seda tunda, siis me väldime neid inimesi, me lükkame nad enda elust ära või siis me kuidagi halvustame neid, tõmbame neid maha, et ennast paremini tunda. Ja mida mina hakkasin vastupidist tegema, et ma hakkasin väga tähelepanelikult temaga ühendust looma, temaga suhtlema, vaatama tema postitusi, et ma saaksin tõesti kogeda ja tunda siis seda juureni välja, seda kadeduse tunnet. Ehk siis üks meie südame kvaliteetidest, üks kingitustest, mis meie kõikide südames on uudishimu. Ma olen seda väga palju maininud, seda ole hästi uudishimulik selle osas, mida sa tunned. Just sellepärast, et kui me pöörame näo selle poole, kus meil on see lünk nii-öelda, siis me saame hakata kaevuma sügavamale. Me saame läbi minna sellest kohast. See kadedus on lihtsalt märguanne selles, et siin on midagi, mida sa ei ole julgenud enda elus veel välja elada või millest sa hoiad iseennast tagasi või mingi ebakindlusest või mis iganes mõtted või uskumused sul enda kohta selle suhtes on, et sa ei väljenda seda siin elus. Ehk siis vaata väga sügavalt silma sellele tundele, on see siis häbitunne, on see kadedus, võib-olla mõnel puhul on see viha või üksindustunne, väärtusetus, väärtusetus ongi tegelikult ju seal sügavamal tasandil, kui me räägime konkreetselt kadeduse tundest, siis vaata sellesse sügavamalt sisse ja luba endal kogeda seda igakäharakuga, kui sa ei võitleks selle vastu. Ja lihtsalt laseksid seda endast läbi ja kogeksid sa lõpuks sa jõuad sellesse kohta, vähemalt mina jõudsin sellesse kohta, et mul ei ole mitte mingit põhjust olla kade. Ja mitte sellest tasandist, et ma mõistuse talle ütlen, no mul ei ole ju mingit põhjust olla kade, mitte sellel tasandil, vaid sügavalt sisimas ma võtsin selle inimese vastu enda südames, sest ma imetlen mingeid aspekte temas ja läbi aja ma olen märganud, et minus on ka need aspektid olemas ja need ongi kogu aeg minu sees olemas olnud. Üks väga huvitav koht on see, et need inimesed, keda me kuidagi kadestame, keda me põlgame, kelle suhtes meil on mingid tugevad emotsioonid käivituvad, see tüüp täiesti kõik need silmade pööritamised. Need aspektid on alati meis endas olemas, nii kingitused kui varjud. Üks võimsamaid harjutusi, mida ma kunagi teinud olen ühel rännaku naiste retriidil, oli see, kus me pidime endale ette kujutama inimest, kes on meie jaoks täiesti täiesti selline, et mina mitte kunagi selline ei ole. Ma mitte kunagi ei ole selline. Ja siis ma kohe tuli üles üks inimene, kes minu jaoks on äärmiselt vulgaarne, labane, autu ja nii edasi. Mina olen väga väärikas, vaata. Ma olen väga väärikas. Mina ei lasku kunagi nii madalamale. Ma ei ole labane. Labasus ei ole okei. Ja kusjuures, kui ma nüüd mõtlen selle situatsiooni peale, kus ma siis nii-öelda
kaebasin selle inimese peale, siis tegelikult ma käitusin täpselt nii, nagu, mis see siis sõna on, ma käitusin autult, on ju, või et ma ei lahendanud seda au naiselikult siis. ja see harjutus, mul tuli kohe üks inimene silme ette, ma ei teadnud, mis selles harjutuses järgmine etapp on. Ja see järgmine etapp oli selles harjutuses see, kus nüüd astu selle inimese sisse ja näe, et sina oled see, sina oled tema. Ja seal olid erinevad etapid veel nendes harjutustes, aga lõpuks oligi see, et ma lubasin endal välja elada siis seda, mis oli minu jaoks täiesti väljaspool minu reaalsust. Ehk siis see selline vulgaarne, labane, mingisugune osa, et ma lasin sellel mingisugusel aspektil, mis oli minust nii alla surutud, sest ma olin hea tüdruk. Sest ma olen olnud alati väga tubli ja hea tüdruk. Ja isegi kui ma salaja teismelise east valetasin vanematele ja käisin salaja, tegin igast asju, suitsetasin salaja, tarbisin alkoholi sõpradega salaja, tegin igasuguseid nii-öelda pahelisi asju, siis perekonna ees ma olin alati igati tubli ja vastutustundlik ja kõik oli nagu, et Irene on nii selline tark ja eeskujulik laps meil on ju, et temaga me saame arvestada, et ma suutsin mängida seda topeltmängu ja siis selles harjutuses, kui ma võtsin vastu selle pimeda osa endas, mis oli selline täiesti selline, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, väga raevukas, ütleksin nii, ja vulgaarne ehk siis sõna, kasutas sellist sõnavara, mida mina kunagi ei kasuta muidugi. Ja mis selle tulemusel minus vallandus, jätame kõrvale selle fakti, et ma pärast seda nädal aega olin mega häbitundes iga kord, kui ma selle peale mõtlesin, et issand jumal küll, milline ma seal olin, oh my god. Siis see harjutus oli minu tegelikult sellise tõelise, sellise väekuse ärkamise alguspunkt. Ja mis sellest siis oli sellist, mis täielikult muutis minu ilmselt elu trajektoori, oligi see koht, et ma lasin enda varju poolel siis nendel nii-öelda keelatud emotsioonidel, mida me mitte mingil juhul tunda ei taha, keelatud olemise viisidel, mida head ja toredad ja armsad ja viisakad ja armastavad ja hoolivad ja kaastundlikud ja nii edasi naisterahvad või siis ka inimesed lihtsalt ei luba endale, ei tee, sest see on madala sageduslik, see ei ole spirituaalne, see ei ole holistiline, see ei ole, ühesõnaga see on see saatanast. Ja ma tahaksin tuua siia selle koha, et nii kaua, kuni me eitame seda aspekti endas, et see varjupool on meie sees ka olemas, mis ei tähenda, seda rohkem see varjupool meie elu mõjutab. Ja on ju tegelikult teada ka, et ühiskondades, kus on nagu palju sellist allasurutust, siis on ka seal väga palju sellist peidetud sellist mingit perverssust või mingit sellist just nimelt sellist saatanlikku, on ju. Sellepärast, et kui me surume alla endas mingisuguseid aspekte, siis ta tuleb alati nähtavale moonutatul kujul. Ja see moonutatud kuju võibki olla näiteks ülim kadedus või armukadedus, mitteratsionaalne viha, agressiivsus teiste inimeste suhtes, kuni siis kuritegeliku asjani välja, on ju. Ja see on kõik lihtsalt selle ilmingud, et meis on nagu mingid tumedad alad, millele me ei julge otsa vaadata ja mis on, tänu sellele võtavad võimust. Ehk siis me läheme automaatselt mingitesse aspektidesse, on ju, mida me eitame endas, on ju. Minu teada isegi suurem osa inimestest, meestest, naistest, kes vanglas on, et nad ei ole kunagi, nad ei ole süüdi otseselt sellest või nad ei ole nagu
nemad ei ole midagi teinud, on ju. Aga see selleks, lihtsalt mida ma tahan selle harjutuse või selle kogemusega öelda, et läbi selle, et ma lubasin sellel osal endast nähtavale tulla ja mul on siin olnud dialoog sellel teemal, et kui ma mingil hetkel jagasin viha teemat ja selle kirjutasin uudiskirja ja ka siin laivis minu teada, mingisuguses aspektis ma siin kusagil jagasin ka seda viha lubamist, siis sellel tuli väga palju tagasisidet ja oli mitmed inimesed, kes ütlesid, et see tegelikult, et see ei saa kuidagimoodi hea olla, viha lubamine. Ja tihti me seomegi selle nii-öelda need madalasageduslikud emotsioonid meie sees, me seomegi mingisuguste lugudega, mida see tähendab. Esiteks, et see on saatanast, on ju, et miks on kristlikus sellises traditsioonis nii tugevalt see duaalsuse aspekt, on ju, et siin on hea ja halb ja me peame kogu aeg valvsad olema selle eest, et see halb võib meid kätte saada, ehk siis see kuri, on ju, saatan on see sarvedega tüüp, on ju. Ja siis me olemegi tegelikult selles hea ja kurja võitluse mängus sees, on ju. Aga nüüd, kui me vaatame, pöörame sellele tumedale poolele endast tegelikult näo otse vastu ja vaatame, mis see siis on oma uudishimuga. Ja vaatame sellele väga-väga sügavalt silma, siis see võib korraks tulla nagu hirmuna ja väljenduda siis sellena, mida ta näiteks väljendus minus, et ma lasin välja tulla siis nendel aspektidel, mis olid alla surutud minus. Et ma ei ole tegelikult ainult hea ja tore tüdruk, vaid mul on nagu kõri auguni, sest selles harjutuses tuli tegelikult see vulgaarsus tuli välja. Ma sõimasin kõikvõimalike sõnadega ümbritsevaid inimesi kogu selles raevus, oli sellepärast, et ma olin nii hea pidanud kogu aeg olema. Et isegi kui ma tundsin vahest viha, ma olin nii eraldunud oma vihatundest, oma pahameelest, et see tuli kuskilt ülesse. Ehk siis mida ma tahan öelda sellega, et viha on selles mõttes hea tunne, et kui me lubame endal seda tunda, siis ta tuleb ja läheb mõne sekundiga meist läbi ja siis ta on läinud ja siin on ainult puhas elujõud järgi. Ja siin ma ei räägi sellest, et me käitume viha pealt või loome mingeid negatiivseid mõtteid, vaid puhas energia, puhas emotsioon. Et kui ma tunnen, et see üles tuleb, siis esimese asjana peas kohe tulevad mingid mõtted, aga ma toon tähelepanu kehasse, seal kogen seda füüsiliselt, seda energiat. Ja kui ma seda alla ei suru, sest mul on uskumus, et see on paha tunne või negatiivne tunne või madal vibratsioon, siis ta läheb hästi kiiresti läbi. Aga kui ma hoian selle nii-öelda tagasi ja inimlik on see, et me vahepeal tunneme viha. See on inimlik. Elu juhtub. Ja tõesti võib-olla, kui sa oled täiesti valgustunud, kuna ma ei ole ühtegi sellist inimest kogenud, näinud veel enda elus, kes kunagi ei reageeriks ärritumise või vihaga, siis ma ei saaks öelda, kuidas see täpselt on siis, et kas siis nagu, kuidas on ja nende valgustunud inimestega lood on või kes üldse valgustunud on ja või edasi on ja. Aga see on ikka huvitav, kuskile jäneseurgudesse viib mind see jutuajamine iseendaga või teiega. Võite kommenteerida ka, mis mõtteid teil endal vahepeal sellega seoses tuleb. Okei, ma koondan. Et kui me surume seda alla, me nagu surume alla seda viha või kadedust või mis iganes muu siis see negatiivne energia meie sees on, siis ta tuleb alati meis välja mingid moonutatud kujul, mingite alateadlike käitumiste näol, mis ei ole tervislikud või ei ole eluterved, näiteks sõltuvused, erinevad sõltuvused siis on tihti seotud sellega, et me surume enda sees mingisuguseid emotsioone alla, või siis sellega, et me oleme kogu aeg väsinud, kurnatud elujõuetuses. Ma ei tea, kes ma olen. Elu tundub
mõttetusest, et seal all on mingisugused asjad, mida me endas ei ole valmis vaatama, ei ole valmis sellele otsa vaatama, sellele sügavalt silma vaatama ja seda vastu endas võtma. See vulgaarne eit, kes minu seest välja tuli, kes seadis tegelikult kogu elu viha, raevu, jõuga piirid, mida ma ei olnud terve elu teinud. Et ma olin nagu olnud selline, kõik saavad must üle sõita. Minu, no okei, teeme muidugi. Või siis, kui ma ei taha teha, siis ma hakkan vältima seda inimest. Et see on see strateegia nendel headel tüdrukutel ja poistel, kes ei julge ei öelda, ei julge enda piire seada. Et nad on kõigega nõus või siis nad hakkavad niimoodi vältima, aga otse ei julge öelda või ei saa arugi täpselt, kas ma siis tahan või ei taha, sest niivõrd kaugele oled iseendast läinud, mis olen mina. Et mis selle mõte siis kõik on, mida ma räägingi, on see, et paned, kui sa märkad neid selliseid hästi ebameeldivaid tundeid enda sees, mis sinu ego tasand, sinu isiksuse tasand kategoriseerib, see ei ole okei tunda, ma olen siis kuidagimoodi halb või puudulik või väärtusetu või midagi vähemat, siis pööra alati nägu, isegi kui on juba raske seda teha, selle poole ja pista oma nina sinna sisse ja võta see vastu. Et jah, okei. See kadedus on praegu osa minust. Ma luban seda tunda endal. Et see praktika, mida mina siin jagan rännaku kontekstis või üldse elu kontekstis, ongi see, et me läbi selle, et me ei eita mitte midagi, siis kõik see, mis nii-öelda see madala sageduslik on, lihtsalt tegelikult pudeneb maha. See viha, nii kaua, kuni sa sellele vastu seisad, ta püsib. Nii kaua, kuni sa võitled millegi vastu, see püsib. Nii kaua, kuni sa eitad midagi, see jälitab sind. Ja piisab ainult sellest, et kui sa ei ole endaga kontaktis, sa pöörad siis alguses näo, kui sa ei ole enda olemusega, sellega, kes me tegelikult oleme, see rahu, armastus, õndsus, see on see, kes sa tegelikult oma puhtas olemuses oled. Eranditult me kõik. Me sünnime selle hing, okei, ma ei tea, võib-olla 100% ei ole kindel, ütleme, mingisugused tüübid siin maailmas võib-olla sündisidki kohe sellised kurjad. Meil on raske uskuda seda. Sest see tuleb jälle sellest duaalsest maailmapildist, et siin on hea ja kuri, ja rännak tegelikult on väga mitteduaalse vaatenurgaga, et me ei mängi seda mängu, sest kohe, kui me seda mängu mängime, siis meil on vaja kogu aeg mingisugust tasakaalu otsida, või meil on vaja kuidagi teha seda, ja avanedes sellesse, mis praegu sellel hetkel on, ilma hinnangut andmata, siis me kiht-kihilt tegelikult jõuame sellesse kohta, et ma olen see vaikus, ma olen see rahu. Ma olen see armastus, mina olen see muutumatu ruum või kohalolu, mille sees kõik toimub. Ja see muutumatu sina, kus te eluvood läbi voolavad, sul on võimalus olla sellega kontaktis ja märgata seda, et siin erinevad energiad liiguvad ja tunded ja mõtted, aga sina ei ole need. Ja selles kohas, kes see võitleb, kui sina oled see muutumatu rahu ja vaikus. Ainukene, kes peab võitlema siin, on see meie isiksus, persona, kes on ühenduses, meel, kes on parajasti samastunud selle kehaga. Ja mis on ilus minu arust selles mitteduaalses maailmavaates, on see, et see ei eita ka keha, see ei eita emotsioone,
seda, mis meie meeletasandil toimub. Ehk see on kõik osa sellest, kes ma olen. Aga ma ei ole need väiksemad aspektid, need on lihtsalt mingid selle maise kehastusega kaasas käivad installmentid, millega ma saan siin toimetada teadlikkuses. Ja just nii. Mul läks see meelest ära, mis ma enne seda tahtsin selle kohta veel öelda. Ja see koht lihtsalt lõpetuseks, et kui sa ei ole ühenduses, siis sellega, kes sa tegelikult oled, selle muutumatu endaga, siis alusta sellest, et sa pööradki sellesse kohta, mis siis on see, kus on see eraldatus, kus on see sinu eraldatuse tunne või eraldatuse kogemus. Ehk on see siis selles kadeduses, on see selles häbis, on see selles väärtusetus, mis iganes see on. Seda ei ole mõtet eitada, sest see on siin. Kui viha ei ole, võib olla nii-öelda madalsageduslik energia, aga kui see on siin, siis selle eitamine ei tühista seda ära, sa ei mediteeri seda ära, sul on vaja seda kogeda. Koged selle ära mõned sekundid ja on läinud. Ehk siis mis iganes see valupunkt sul on, kui sa ei ole ühenduses selle rahuga, kes sa oled, selle armastuse, tänulikkuse ja nii edasi, nende toredate tunnetega, siis alusta sellest, et sa pöörad näo sellele, mis see kannatus siis parajasti on. Vaata sellele otsa, võta see vastu, tunneta seda, luba selle, alistuda selle sisse. Ja sa võid avastada, et sa väga kiiresti jõuad tagasi ühendusse. Saad tagasi selle, hea õigus. Need on lihtsalt tunded ja lihtsalt mõtted, aga need ei ole mina. Ja siis, kui sa neile jõudu ei anna, siis tegelikult need lahustuvad. Ja sa märkad ka seda, et kui negatiivsed emotsioonid lahustuvad meie kehas, siis need nii-öelda negatiivsed mõttemustrid, need annavad ka järgi. Neil ei ole kütust. Emotsioonid on kütus, millest need mentaalsed aktiivsused jõudu saavad nii-öelda. Nii et kui peas toimub väga palju hinnangut ja kriitikat, siis tähendab seda, et sul on emotsionaalses maastikus korralikult pagasid, mis seda toidab, mis seda kütust sellele annab, et sa suudad üldse sellises negatiivses energias genereerida. Nii et see oli vast võib-olla kõik, mis ma täna tahtsin jagada sinuga. Mulle tundub, et vähemalt ma siin ei näe küll, et keegi midagi kirjutanud oleks. No siis on nii. Ja ma tahtsin veel lõpetuseks öelda seda ka, et mul tuleb 22. Aprill veebipõhine ka 3,5 tunnine töötuba, kus ma toon sisse väga palju kehatöö praktikat, ehk siis me kasutame keha selleks, et kui me rännakust istume, paneme silmad kinni ja hakkame tunnetama, siis me teeme mingis mõttes ka seda sama tunnetamist, aga nüüd me hakkame katsuma oma keha, mitte katsuma mingis seksuaalses mõttes, vaid lihtsalt erinevad asendid, erinevad liikumised, erinevad punktid meie kehas, mida on võimalik vabastada, sest et kehas olevad pinged on tegelikult peegeldus sellele, et meil on seal mingisugused emotsionaalsed plokid, ehk siis kuidas me oma emotsionaalseid blokke saame avada, on see, et me üks viis siis on see, et me saame kontakti oma kehaga, liigutame teda teatud viisidel, mudime teda teatud viisidel, kasutame mingisuguse hingamisharjutusi, seda teadlikku liikumist, teadlikku tähelepanu, et siis avada neid sügavamaid pingekoldeid enda kehas ja neid lahti lasta. Et kui me anname selliseks asjaks ruumi, siis me avastame, et tegelikult see pinge saab väga kiiresti lahustuda. Ja see töötuba ongi nagu sellest, kuidas siis oma keha kui instrumenti kasutada siis selleks, et selles samas kehas see pinge vabastada ja läbi selle saada see kogemus, kuidas siis meel rahuneb,
sees tekib nagu rohkem ruumi ja kergust tänu sellele, et sa vabastad mingid ebamugavad tunded sealt seest, emotsioonid, aistingud. Ehk tekib selline mõnus vaba ruum siia. Ja selles kohas, et ma olen seda, kusagil ma rääkisin sellest ka, et see on nagu väga hea ka, et kui sul on raske meditatsioone näiteks teha, meditatsioonipraktikaid, siis ilmselt sellepärast ongi, et su kehas on liiga palju mingeid pingeid ja seda sisemist ärevust sees. Ja siis see mentaalne aktiivsus ei lase sul tegelikult sügavasse meditatsiooni minna, siis sellised kehatööpraktikad on hästi head, et tuua see kohalolu siia, et see meel iseenesest rahuneb ja siis kogeda, mis see sügav meditatsioon tegelikult olla võib. See ka vaikus ja iseendaga kontakt. Ta on hästi hea ka, kui sa oled rännakuseminaridel käinud selliste lisatööriistade saamiseks, et iseenda tunnetamises ja energiate liigutamises enda sees nagu minna sügavamale. Ja see sobib tegelikult ka kõigile, kes lihtsalt tunnevad, tahavad siis kogeda midagi teistmoodi. Ei ole lihtsalt mingi jooga või trenn, vaid ongi sellised teadlik eneseteraapilised liikumised ja sisevaatlused. Et niisugune mõnus laupäevane hommikupoolik, kus siis iseennast vabaks raputada, millest iganes vaja vabaks raputada on. Et selle kohta võid leida infot minu kodulehel. Ma panen selle, ma arvan, mingi hetkel mingi postituse ka, aga irenekaljuste.com on see olemas seal, et vaata järgi. Ja kuna mingeid küsimusi mulle tundub tuleb, ei ole tulnud, vähemalt mulle tundub, et ei ole, sest ma ei näe siin midagi, siis ma lõpetaksin tänaseks. Ja võid mulle jagada ka siia alla võib-olla märksõnadena või kirjutada mulle otse Messengeris näiteks, et mis on sinu need ahaa-momendid või mis on need asjad, mis sa tänasest laivist endaga kaasa võtad ja mille kohta sa võib-olla tahaksid veel teada, mismoodi mina mõtlen või mismoodi mina tajun näiteks selle teema suhtes, et võid mulle julgelt alati teada anda. Aga hästi mõnusat munade püha, ma saan aru, et homme on meil ju pühad ja lihavõtted ja näeme järgmisel nädalal. Tšau! Kuidas seda siis saab? Huvitav värk sellega täna. Ma ei oska, nüüd ma leidsin selle nupu. Nii, tšau!